Peppa. Mina olen põrsas Peppa. Ja see on minu väike vend Priidik. See on Natsu emme. Ja see on Natsu issi. Peppa. Kõrvitsavõistlus. Peppa ja sõbrad on mängurühmas. Kõrvitsapühad on varsti käes, lapsed, ja me korraldame kõrvitsavõistluse. Kas kõigil on kõrvits kaasas? Jaa. Mina kasvatasin selle ise seemnest peale. Minu ema ostis mu kõrvitsa poest. Ja minu kõrvits on hoopis plastist. Aga minul ei olegi veel kõrvitsat, sest vanaisa alles kasvatab seda. Tore. Peaasi ärge unustage oma kõrvitsat kaunistada ja õhtul kõrvitsavõistlusele tuua. Iga osalejat ootab auhind. Natsu vanaema ja vanaisa tulid Peppale järele. Natsu vanaisa. Kas teil ikka on mul õhtuks kõrvits olemas? Ole murreta, Peppa. Sinu kõrvits kasvab kenasti minu kasvuhoones. Kas mu kõrvits on ka suur, vanaisa? Oo jaa. See on Natsu vanaisa kasvuhoone. Kas ma tohin esitleda sinu kõrvits? Vanaisa, see on ju maailma kõige suurem. Väga võimalik. Aga kuidas me selle piraka mängurühma toimetame? Üks samm korraga, Natsu vanaema. Me peame enne sellest kõrvitsast laterna tegema. Kõigepealt kraabin kogu sisu välja. Nüüd lõikame suu ja silmad ja nina. Ja siis paneme sisse küünla, et see valgust kumaks. Kui tore! Nüüd tõstame kõrvitsa autosse. Kõrvits on väga raske. Esimene etapp läbitud. Me oleme kasvuhoonest väljas. Järgneb teine etapp. Tõstame kõrvitsa auto peale. Kõrvitsat on võimatu tõsta. Ma ju ütlesin, et see on liiga suur. Ei ole. Meil on lihtsalt natuke abi tarvis. Haloo! Preili Jänese päästeteenistus kuuleb. Preili Jänes, palun tulge meile appi. Asi on väga tähtis, tulge ruttu! Olen juba teel. Kõik lapsed on oma kõrvitsalaternad mängurühma toonud. Tere tulemast kõrvitsavõistlusele. Kui kõik on kohal, siis võime alustada. Peppat ei ole veel. Kus ta siis on? Preili Jänese päästehelikopter on jõudnud vanaisa kasvuhoone juurde. Nii, kes vajab päästmist? Minu kõrvits! Me peame võistluse alguseks mängurühma jõudma. Selge sott. Hüppake peale. Järgmine peatus mängurühm. Ma arvan, et me alustame ilma Peppata. Ilma Peppata pole üldse vahva. Ja auhind kõige uhkema seemnest kasvatatud kõrvitsa eest läheb lambadal Leenule. Oi, see olen mina ju. On ikka vahva küll. Auhind kõige parema poest ise tehtud kõrvitsa eest läheb poni Pedrole. Aga see olen ju mina. Auhind kõige parema plastikkõrvitsa eest läheb... Mis mürin see on? Vaadake. Mis see on? Taevast kumab mingi valgus. See on ju lendav kõrvits. See on Peppa kõrvits. Terekest, vabandust, et me hiljaks jäime. Tere, Peppa. Kas ma jõudsin ikka kõrvitsavõistluse ajaks? Aga muidugi. Auhind kõige parema lendava kõrvitsa eest läheb põrsas Peppale. See on maailma kõige vahvam kõrvitsapüha. Peppale meeldib kõrvitsapüha. Kellele siis ei meeldiks kõrvitsapüha? Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
Pepa. mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Priidik. see on Notsu emme ja see on Notsu issi Peppa. tõukerattad. On kena päikseline päev. Pepa ja Priidik sõidavad tõukeratastega. Priidik alles õpib tõukerattaga sõitmist. Ta on natuke ärevil. tule, Priidik. mis viga, Priidik? kas ma õpetan sulle, kuidas tõukerattaga sõitmine käib? Nonii, hoiad 2 käega lenkstangist kinni. Nüüd astud tõukerattale. Ei, Priidik, sa astud tõukerattale ikka 1 jalaga. Tubli. Nüüd annad teise jalaga hoogu. Ja nii. Priidik, sa sõidadki tõukerattaga. Priidik õppiski tõukerattaga sõitma. Pepa, Priidik. Nüüd aitab tõukerattaga sõitmisest, on aeg minna mängurühma. Me alles alustasime. Kas me võime tõukerattaga mängurühma sõita issi? Hea mõte, liigutamine kulub alati ära. Tore! Tähelepanu, valmis olla läks! Oodake mind ka, nägemiseni, Notsu emme. Nägemiseni. Pepa ja Priidik sõidavad tõukerattaga mängurühma. Ärge ometi kehutage. Tule nüüd, issi! Issi ei jaksa sammu pidada. Oodake mind ka. Pepa ja Priidik jõudsidki mängurühma. Nägemist, issi! Nägemist! Nägemist. Nüüd ma pean jala koju vantsima. Oleks mul ometi rattad all. Aga pea, mul ju ongi. Kui vahva. Notsu issile meeldib tõukerattaga sõita. Notsu issi, sa sõidad Peppa tõukerattaga? Jaa, tõukerattaga sõita on vahva. Peaksid ka mõnikord proovima. Peppa ja Priidik joonistavad mängurühmas. Preilikosel, meie tulime täna tõukerattaga mängurühma. Väga tubli Peppa ja Priidik. Joonistamegi kõik pildid sellest, kuidas keegi mängurühma tuli. Mina tulin jalgrattaga. Väga tore. Mina tulin jalgsi. Värske õhk on kopsudele väga kasulik. Minu vanaisa tõi mind oma veoautoga. Kui armas. Notsu emme ja Notsu issi hakkavad Peppale ja Priidikule järele minema. Kus on autovõtmed, Notsu issi? Me ei peaks minema autoga, Notsu emme. Aga mängurühm on pikk maa. Me ei peagi jala minema. Tegin hommikul selle vea. Sõidame parem tõukratastega, teeme võidu. Mida? Oled ikka kindel? Olgu peale. Notsu emme ja issi sõidavad tõukerattaga Peppale ja Priidikule järele. See oli vahva. Ma ju ütlesin, et me ei pea vantsima. Emme, issi, te tõite meie tõukerattad. Kui tore! Jah. Tundub, et koju me siiski tõukerattaga sõita ei saa. Notsu issi, sa lubasid, et me ei pea vantsima. Ei peagi. Me peame hoopis jooksma. Kes jõuab ennem? Hei, oota mind ka. Küll on vahva. Peppa, Priidik. Oodake, emmed ja issid ka. Peppale ja Priidikule meeldib tõukerattaga sõita. Kellele ei meeldiks tõukerattaga sõita? Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
Pepa. Mina olen põrsas Pepa. Ja see on minu väike vend Priidik. See on Notsu emme. Ja see on Notsu issi. Pepa. Kõrvitsavõistlus. Pepa ja sõbrad on mängurühmas. Kõrvitsapühad on varsti käes, lapsed, ja me korraldame kõrvitsavõistluse. Kas kõigil on kõrvits kaasas? Jaa. Mina kasvatasin selle ise seemnest peale. Minu ema ostis mu kõrvitsa poest. Ja minu kõrvits on hoopis plastist. Aga minul ei olegi veel kõrvitsat, sest vanaisa alles kasvatab seda. Tore. Peaasi ärge unustage oma kõrvitsat kaunistada ja õhtul kõrvitsavõistlusele tuua. Iga osalejat ootab auhind. Notsu vanaema ja vanaisa tulid Pepale järele. Notsu vanaisa. Kas teil ikka on mul õhtuks kõrvits olemas? Ole murreta, Pepa. Sinu kõrvits kasvab kenasti minu kasvuhoones. Kas mu kõrvits on ka suur, vanaisa? Oo jaa. See on Notsu vanaisa kasvuhoone. Kas ma tohin esitleda sinu kõrvits? Vanaisa, see on ju maailma kõige suurem. Väga võimalik. Aga kuidas me selle piraka mängurühma toimetame? Üks samm korraga, Notsu vanaema. Me peame enne sellest kõrvitsast laterna tegema. Kõigepealt kraabin kogu sisu välja. Nüüd lõikame suu ja silmad ja nina. Ja siis paneme sisse küünla, et see valgust kumaks. Kui tore! Nüüd tõstame kõrvitsa autosse. Kõrvits on väga raske. Esimene etapp läbitud. Me oleme kasvuhoonest väljas. Järgneb teine etapp. Tõstame kõrvitsa auto peale. Kõrvitsat on võimatu tõsta. Ma ju ütlesin, et see on liiga suur. Ei ole. Meil on lihtsalt natuke abi tarvis. Haloo, Preili Jänese päästeteenistus kuuleb. Preili Jänes, palun tulge meile appi. Asi on väga tähtis, tulge ruttu. Olen juba teel. Kõik lapsed on oma kõrvitsalaternad mängurühma toonud. Tere tulemast kõrvitsavõistlusele. Kui kõik on kohal, siis võime alustada. Pepat ei ole veel. Kus ta siis on? Preili Jänese päästehelikopter on jõudnud vanaisa kasvuhoone juurde. Nii, kes vajab päästmist? Minu kõrvits! Me peame võistluse alguseks mängurühma jõudma. Selge sott. Hüppake peale. Järgmine peatus, mängurühm. Ma arvan, et me alustame ilma Pepata. Ilma Pepata pole üldse vahva. Ja auhind kõige uhkema seemnest kasvatatud kõrvitsa eest läheb lambadal Leenule. Oi, see olen mina ju. On ikka vahva küll. Auhind kõige parema poest ise tehtud kõrvitsa eest läheb poni Pedrole. Aga see olen ju mina. Auhind kõige parema plastikkõrvitsa eest läheb. Mis mürin see on? Vaadake. Mis see on? Taevast kumab mingi valgus. See on ju lendav kõrvits. See on Pepa kõrvits. Terekest, vabandust, et me hiljaks jäime. Tere, Pepa. Kas ma jõudsin ikka kõrvitsavõistluse ajaks? Aga muidugi. Auhind kõige parema lendava kõrvitsa eest läheb põrsas Pepale. See on maailma kõige vahvam kõrvitsapüha. Pepale meeldib kõrvitsapüha. Kellele siis ei meeldiks kõrvitsapüha? Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa. Ja see on minu väike vend Priidik. See on Noitsu emme. Ja see on Noitsu issi. Peppa. Preili jänese takso. Peppa ja Priidik teevad koos emmega sisseoste. Küll on alles kraami. See on Noitsu vanaisale. Mu vanaema sõidab pühadeks ära. Või nii? Küll on alles kraami. See kõik oli Noitsu vanaema nimekirjas. Kus auto on? Ma ei tulnud autoga, mul polnud aimugi, et te nii palju kraami kokku ostate. No ma kutsun siis takso. Tervist, taksoteenindus kuuleb. Jaa, takso tuleb kohe. Vabandust, ma käin korraks ära. Olen kohe tagasi. Taksoteenindus, kuhu sõit läheb? Noitsu vanaema ja vanaisa maja juurde, palun. Olgu nii, hüppake peale. Näen, et te olete poes käinud. Praegusel ajal kõik muudkui ostavad ja ostavad. Ostavad ühte, ostavad teist. Muudkui ostavad. Preili jänes, miks te nii palju räägite? Taksojuhid teevad nii, Peppa. Muide, üks päev sõitis mul siin härra Kartul. Noitsu vanaema sõidab paariks päevaks ära. Noitsu vanaisa jääb nii kauaks oma pead. See siin on konserv, et siit toitu kätte saada, läheb tarvis seda. See on konservi avaja. Ma tean, mis see on, Noitsu vanaema. Kui tahad munakeeta, täida kastrul veega. Ja, ma tean. Noitsu vanaema! Tere, mu kullakesed. Me tõime sulle poest kraami, aga miks sa juba lennuväljal ei ole vanaema? Oi, õigus, ma kutsun parem takso. Taksoteenindus, tervist, Noitsu vanaema. Ma soovin lennujaama, palun. Aga muidugi, hüppake aga peale. Tänan. Isi, kas me võiksime Noitsu vanaema lennujaama ära saata? No, olgu peale. Nägemist. Nägemist! Nii et te lähete siis lennujaama, mis? Jaa, meil on natuke kiire. Ikka kiire, kuhu küll kõik sedasi kiirustavad? Noitsu vanaema peab lennukile jõudma. Ta sõidab puhkusele. Puhkus? Minul pole kunagi aega puhkusel käia. Kus ma saan, kui ma olen kogu aeg kiirustamisega hõivatud? Preili jänes, kas te räägite jälle nagu taksojuht? Jaa. Takso jõudis lennujaama. Nägemiseni, mu kullakesed. Nägemiseni, vanaema. Nägemist. Peppa ja Priidik saadavad Noitsu vanaema ära. Siit tuleb härra Unt. Takso. Hüppake peale. Nägemiseni, härra Unt. Peppale ja Priidikule meeldib saatmine väga. Nägemist. Issi, kuidas me nüüd koju saame? Eks ikka taksoga. Oi, see sõitis ju ära. Käisite puhkusel, mis? Ma olen tegelikult väga väsinud. Kas me võiksime mitte juttu ajada? Juttu ajada, just, kõik muudkui aina jutustavad ja jutustavad. Jutt jutu otsa. Ja mõni jutustab kohe mitu tundi ühte jutti, hinge tõmbamata. Võtke näiteks minu õde. Alloo, taksoteenindus. Allo, kas te tuleksite palun meile lennujaama järele? Lennujaama, saab tehtud. Seis! Tere, härra Härõk. Kas te parandate teed? Ei, ma peaksin parandama lennujaama, aga mu veoauto läks katki. Ma sõidan just praegu lennujaama. Hüppake peale. Kas teil pagasit on? Ainult liiv. Preili jänese auto on üleni liiva täis. Nägemiseni, boss. Tere, boss. Tervist, poisid, liiv on kohal. Tänan, Preili jänes. Võtke heaks. Palun viige meid koju, Preili jänes. Saab tehtud. Kohal. Minu viimane taksosõit täna. Nüüd võite koju puhkama minna. Oh, oleks see vaid nii. Vabandust, et te pidite ootama. Preili jänesel on selja taga järjekordne toimekas päev. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Peppa Pig. Peppa Pig.